Ja kauni muusika juurest tuleme ühe tõeliselt mehise spordiala juurde, kuigi sellega võivad ju tegeleda ka naised. Tere õhtust, Dmitri Uiba. Te olete kulturismi maailmameister. Sellel aastal tiitel kätte saadud. Palju õnne veel. Aitäh. Aga ma saan aru, et tee selle maailmameistri tiitlini on kestnud pea 20 aastat, võib-olla siia-sinna natuke rohkem vähem, et kulturism kui selline on teie elu lahutamatu osa olnud, tõesti võib öelda nüüd paarkümmend aastat vähemalt. Sport üldse, et liikumine on elu. No kulturism on selline ala, mis mulle sobis kõige rohkem lõppkokkuvõttes. Et enne kulturismi ma tegelesin vabamaadlusega ja olen ka vabamaadluses noortest tulnud mitmekordseks Eesti meistriks. Ja siis peale seda, kui see maadlusega tegelesin, siis ma hakkasin ka jõusaalis käima. Ehk siis 13-aastaselt ma läksin esimest korda jõusaali. Kas ikka lubati sellel ajal? Ei, sel ajal kodus ma tegin algul antlitega selle, nii nagu oli tol ajal. Aga siis oli ühes koolikeldris ehitatud jõusaal. See oli siis, kui oli see Gorbatšovi aeg, eks ole. Ja siis olid need kooperatiivid või mingid sellised asjad, mis siis tekkisid, need keldri jõusaalid esimesed. Ja eks need keldrite siis selle ajal olid. Aga tänase ja toonase ajavahe on meeletu ja väga palju on muutunud. Kas võib öelda, et ka see spordiala kui selline on muutunud? No on küll, infot on palju rohkem. Siis kui ise alustasin, siis ei olnud mitte mingisugust informatsiooni, kuidas siis õieti trenni teha. Et infot tuli niimoodi tuttavate käest, kes rääkis nii ja kes rääkis naa ja siis Tallinnast mulle toodi, mäletan veel siuke mustvalgelt mingi selle paljundusmasinast läbi lastud mingisuguses välismajakirjas siis, kuidas Arnold tegi trenni ja Arnold Schwarzenegger ja seal olid ka muud need Mr. Olympial võistlejad, kes olid 70-ndatel, 80-ndatel. Aga nüüd aastal 2017 on asi väga palju edasi arenenud ja te olete jõudnud maailmameistri tiitlini. Ma saan aru, te olete kogu aeg olnud tõeline võitleja hing, et erinevatel aladel, erineval eluperioodil ikka võitude poole pürginud. Aga ma tean, et teil oli mõni aasta tagasi üks ränk õnnetus, mille peale arstid ütlesid, et loobuge spordist üldse. Tegemist oli mootorat õnnetus. Ei, päris loobuda nad ei rääkinud, aga keegi mulle täpselt midagi, täpselt ei öelnud, mismoodi see taastumine toimub. Nii palju, kui ma aru sain, siis mulle kirurg ütles, et nende kätega sa enam üle 60 kilo rinnalt ei suru. Ja tegemist oli selgroovigastusega, jah? Mul oli vaagna luutükkideks, siis oli selgroovigastus, sisemised rebendid ja mõlemad käeluud olid nagu päris katki, et neid sai siis kokku lapitud. Et peale seda, kui ma taastusin, siis mul käed ei töötanud ka õieti algul, et ma pidin neid uuesti nagu tööle panema, ütleme nii, aga jõusaal oli väga abiks selles. Ma arvan, et te olete väga suureks eeskujuks inimestele, kes on sarnases olukorras olnud ja kes pole suutnud sealt välja tulla. Ja liikuma peab, just. Kui hakkad liikuma, siis ka taastumine toimub palju kiiremini. Ma olin ratastoolis mitmed kuud ja ma tõusin 6 aega varem üles ratastoolist ja läksin kirurgi juurde ülevaatusele. Siis ta vaatas mind suurte silmadega, mis asja, kuule mees, sa kõnnid või? Ja kõigele lisaks hakkasite ju uuesti spordiga tegelema jõuliselt ja nüüd on selle mõne aastaga jõutud uuele täiesti tasemele. Ja mul oli selline asi, et siis kui ma ratastoolis olin, korraldasime ka ühe võistluse ja sellel päeval, kui see võistlus toimus, ma esimest korda tõusin ratastoolist ise püsti. Ehk siis seisin mingi 30 sekundit. Ja siis umbes samal ajal aasta pärast ma juba võitsin Lätis lahtise karikal, Läti karika absoluudi siis nädala pärast ma võitsin Leedus absoluutse karika ja siis nädala pärast Eestis ja siis sõitsin veel Saksamaale Mr. Universumile, kus ma sain siis 6 parima hulka, sain 6. koha siis. See oli 2012 aasta. Ja nüüd 2017 olete te jõudnud, ma ütlen juba täna 3. kord maailmameistri tiitlini. Kuhu edasi? Ei, mitte 3, see on esimene kord. Mina ütlesin 3. kord tänases saatust, nüüd oli 4. Aga millised on edaspidised plaanid? Ei ole ju praegu see tiitel on käes, ma lähen nüüd pensionile. Ma tahaks veel paar korda. Paar korda? Jaa. Siis jääb nagu endal mingisugune asi kripeldama, kui seda ära ei tee. Et 41 kaua meil siin tippsporti veel jäänud aega teha on kuni 50-ni, nii et selle aja jooksul peab seda ära kasutama. Mis sellest kulturismist teid kõige rohkem köidab? Hea välimus,
hea enesetunne. Ja mingil määral ka see, et sa saad inimestele olla eeskujuks. Just, aitäh teile, Dmitri. Ja te oletegi eeskujuks väga mitmest aspektist lähtuvalt. Aitäh täna siia tulemast ja edu edaspidiseks. Teile ka. Tänan. Aitäh.